Tere, hea Junior Achievementi pere! Mõtlesin täna selle peale, kus ma viimati kokku puutusin teie töö, tegevuse ja tulemustega. Ei pidanudki väga kaugele tagasi ajas minema. Novembrikuus Jõgevamaa visiidil saatis mind töövarjuna Kaisa. Tere Kaisa, ma tean, et sa vaatad seda videot. Teine näide. Ka minu käel on vahel kell, mille tootmine ongi alguse saanud just õpilasfirmast. Nii et teie jälgi kohtab kõikjal. Mul on kahju, et ma ei saa täna teiega olla ja näha kõike seda, millega tänased õpilasfirmad, kes konkursile on jõudnud, tegelevad. Õpilasfirmadest just ongi saanud laiema avalikkuse jaoks teie kaubamärk, see kõige nähtavam külg. 25 aasta jooksul on Eestis loodud 2981 õpilasfirmat. See on väga muljetavaldav number. Ja veel kordades suurem on ju nende õpilaste arv, kes nendes firmades kaasa on löönud. Ja selle pisiku külge saanud, ettevõtluspisiku. Polegi niivõrd oluline, kas kõik need noored ikka loovad hiljem oma ettevõtte. Oluline on see, et neis elab edaspidigi ettevõtlik vaim. Selline, mis ei karda iseendale julgeid eesmärke püstitada. Ettevõtlik hing, mis ei karda otsast pihta hakata, natuke riskida ja ka ebaõnnestuda, kuid seejärel uuesti proovida, otsida ja katsetada. Ettevõtlus ja ettevõtlikkus on osa mõtteviisist, mitte pelgalt üks õppeaine. Mul on hea meel, et Junior Achievementi majandusõppe, see, mida teie õpetate ja see, kuidas te õpetate, on just sellest mõtteviisist kantud. See on ellusuhtumine, mille saavad paljud noored koolist kaasa ja mis loodetavasti saadab neid terve elu. Uuringud näitavad, et õpilasfirmade vilistlased loovad 2 korda sagemini oma ettevõtte kui teised. Neil on olemas kogemused, teadmised ning mis peamine, julgus oma ettevõttega alustada. Nii on see ka Eestis ja selle eest oleme paljuski tänu võlgu Junior Achievementi liikumisele. Kuid ma ei taha, et jääks kõlama justkui teie tegevuse tulemus olekski ainult õpilasfirmad. Vähemalt sama tähtis on ka see, mis niimoodi igapäevaselt välja ei paista. Õpetajate koolitamine, õppematerjalide ja metoodikate arendamine, õppekava edendamine. Või kui veel täpsemalt kokku võtta, see, et meil on üldse olemas koolilastele suunatud majandusõppe just sellisel kujul. See on ikka väga kõva saavutus. 25 aastat tagasi, kui te alustasite, oli selline praktilise tegevuse kaudu õppimine meie koolides väga uudne ja innovaatiline. Enam õnneks mitte. Õppimine kui selline on läinud palju mängulisemaks, põnevamaks, praktilisemaks, osalemise rõõmu pakkuvamaks. Usun, et ka siin on oma roll juniori eeskujul. Hea Junior Achievementi pere! Ma tean, et need 25 aastat ei ole teie jaoks alati olnud üks katkematu lust ja lillepidu. Teil on tulnud üsna palju enda olemasolu eest võidelda ja ennast tõestada. On olnud suuri võite, kuid ilmselt ka neid hetki, kui käega löömine on tundunud samuti täiesti reaalse alternatiivina. Mul on hea meel, et teis on ikka jätkunud sellist ettevõtlikku vaimu, mis pole lasknud käega lüüa. Ja nii 25 aastat järjest. Aitäh teile selle aja jooksul tehtud töö eest ning edu edaspidiseks!